nii hea ilm. Okei, suva sellest ilmast. Läheme varem garaaži. Päikest ei võta. Tegeleme Mersuga edasi. Viimasest videost siis rattad all. Tegin siia ilusti uued piduritorud. Ma vist seda ei rääkinudki, et kuidas sellega sai lahendatud siis. Sinna läksid Banjo Boltid siis ja mingi Nissan Primera piduritorud sobisid juba hästi. Pikkus on ka täpselt paras. Et see asi sai nagu päris hea. Võtsin siis keevitsi jälle, et kuna ma seda kogu aeg ei saa võtta, siis täna tuleb kõik keevitustööd ära teha. Esmatähtis asi, kardaani pukk on vaja ära siis modifitseerida, et ta üles poole istuks. Praegu kardaan jooks mõlemalt poolt niimoodi alla kokku ka, et tegelikult tal ongi optimaalsem asend. Et optimaalsem asend ongi tegelikult üleval pool. Siis lisaks stange need plaadid siit eest. Need said kunagi lahti lõhutud siit, aga nüüd tuleks need siia tagasi panna. Ja siis nagu ma rääkisin, need siia tuleb mingid toed teha. Et see praegu on veits siuke pandub läbi. Need vähe tugevamaks. Nüüd kui te siia vaatate, siia on üks ventikas ilmund. See on praegu niisama vahele visatud. Ruumi poolest ütleme nii, et enam täpsemalt ei saa. Mahub täpselt vahele. Spalli mingisugune õhuke ventikas, ma mäletan 385 milli äkki läbi mõõduga. Suuremat väga ei saa, sest siin üleval on igasugused roolivõimu pumbad ja asjad, mis on päris lähedal igal pool. Ja siis üks asi, mis veel tuleks ära teha, on siis OM-i kollektorilt üleminek T3 peale. Ma loodan, et ma saan sellega iseseisvalt hakkama, et siis saaks see turbo ka sinna juba paika panna. Ja seejärel saab ära mõõta igasugused õli peale ja mahavoolud turbost ja siis tegelikult on see vesijaudsega turbo, et siis tuleb ka need vesijaudse nii-öelda torud sinna turboni ära mõõta ja lasta, siis ilmselt peab tegema sinna hüdroskandi ühe käigu, kus siis saab ära lasta teha käekastitorud, kuna kui tahta siin kiirendust sõita, siis need klambritega ei ole lubatud, siin peavad olema kõrgsurve kinnitused. Need tuleb lasta teha, mõlemal poole kõrgsurve otsad panna. Ja mis tahaks, see tuleks ka siis ära lahendada, et siia on meil radikas olemas. Et paneme radika kuskile siia ilusti stange taha. Ja siis tuleb need torud esialgu, ma ei tea, ma arvan, ma lasen lihtsalt seda pikendada niimoodi, et saaks selle kuidagi paika. Ehk siis sedaspidi jõuab mõelda, kuidas paremini teha. Hakkam pihta, hakkam saagima. Võtab selle kardaanipuki alt ära, lõikab ta väiksemaks ja siis vaatab, kuidas, mis kinnitused sinna juurde tegema peab, et ta hästi sinna paika saaks. Plaan siis järgmine. Lõikasin need kõrvad ära. Hõmban lambi ka. Nii. Lõikasin need kõrvad ära siit. Nüüd saab selle, mul üks klotsin vahel. Lihvisin ilusti servad ära siit. Nüüd saab selle siia üles lükata. Kasutame selleks ühte head vahendit. See on nüüd siin üleval. Et siis need samad kõrvad, mis ära sai lõigatud. Need keevitab siia. Tagasi, teeb siia augu. Ilusti kere sisse. Teisele pool samamoodi. Ja ma arvan, saabki päris hea. Ei olegi vaja rohkem midagi muretseda siin. Jääbki suht hea, ilus lahendus. Peaaegu nagu peakski nii olema originaalist. Läheb ikka jube lihtsalt, no. Praegu siis lasin kere küljes täppidega kinni ära. Nüüd on nagu asend paigas. Võtan kardaani maha ja maas siis lasen ilusti mõlemal poolt kõik ringiratast peale. Lihvib ära tasasemaks natuke ja natuke musta värvi peale ja ongi väga hea. Aga see kardaani maa saamine võtab siin nüüd, ma arvan, mingi 5 minutit ikka. Väga lihtsalt ta ei tulnud, kui ma õigesti mäletan. Selline ta siis sai. Ümber ringi keevitatud. Läheb natuke musta värvi peale ja läheb alla tagasi. Ongi selle tööga tehtud. Siis võtab stangi eest ära ja jätkab seal. Siin ees siis siinpool on olemas see kinnitus.
nendesse pesadesse läheb siis stange tala kinni. Siinpool on need olemas, aga siit sai see pealmine kate ära lõigatud tookord. Ma keevitangi tagasi, võtan siit selle jupi ära. Keevitan selle siia tagasi. Saab siit eespad nagu vähe tugevam ka, sest see on suht tummine, hea tugev koht. Aga siin on see õuke plekk, siis see suht paindub läbi. Ja siit vahelt jäi see tihend ka tookord vahetamata, kui seda pumpa sai uuesti paika pandud, et selle teeb ka ära. Siis on selle korras saab rihma uuesti peale tagasi panna. Et on selle poolega kõik muretu ja olemas. Siis ma vaatasin, siin on mul see tehtud see väike väljalõige radika jaoks. Ja mulle tundub, et ikka suht kõvasti juurub see vastu, et seda võib-olla peab veits suuremaks tegema või siis siia peale mingisuguse lapi liimima veel, mis aitaks veits. Ja muidugi siis alumise tala ma sellele siis siit on näha need avad, mis ma juurde puurisin, kuhu interkuuler läheb, siis siia alla ma teen mingisuguse tugevdusribi või võtan selle eelmise asja küljest ära. Ega sellele võiks ka siis lõpuks mingi värvikese peale tõmmata. Siit need korralikult kinni panna poltidega, ka võiks värvi peale lasta ja siis poltida siit ilusti läbi sisse poole kinni. Nad on tugevad, praegu lihtsalt sai prooviks kahe ise puurivaga pandud. Kudi roostet on päris palju igal pool, aga see aasta sellega ei jõua tegeleda. Tegeleb tähtsamate asjadega enne. Saab kõigepealt pilli sõitma ära normaalselt, siis saab mõelda edasi, et mis parendusi veel vaja teha on. Kardaan kuivab ilusti. Värv peale, pärast siis laseb, pärast paneb alla ta. Noh, mis toimub? No, viimane kord, ma isegi tegelikult ei mäleta, kus ma lõpetasin viimase videos, see oli mingi ligi 2 nädalat tagasi, kui ma filmisin viimati. Siis ma tegin need otsad siit ära, keevitsin. Aga nüüd on asi nii kaugele jõudnud, et ära otsa astu, vaata. Vaja see turbo siia külge panna nüüd. Tegin ümarast torust ilusti T3. Ma mõtlesin, et mis sigikis käisin Feebis, ostsin veetorusid. Väga hea, nii käib asi. Ja teeb sumpsiks. Panin kollektori peale. Nüüd on siit need torud jooksevad enam-vähem. Siit täitsa lähevad kokku, siia tuleb mingi, ma ei tea, torujupp sisse panna ja ära ühendada. Väga ei näe praegu, pime on veits. Siin. Ja, kõik must. Okei. Teisel pool tuleb põhimõtteliselt samamoodi. Sellele turbole tellisin siukse ülemineku. Siit saab otse silikoni peale minna siis. Ja tegelikult ta käis mul seal korra peal juba. Mingi pilt oli, jah? Lasin täppidega kokku, nüüd ma mõtlesin, et ma lasen päriselt kokku ära selle. Vahepeal tööd teinud siin. No progressi on, jah, jälle? No midagi on, terve pikk nimekiri on seina peal. Seda sa juba filmisid? Teha, Seda sa filmisid, jah? Ei filminud, selle ma alles eile tegin. Nii, vaatame. No siin ikka mõni asi on. Aga paljud on siuksed väiksed asjad, või mis nagu saavad suht korraga tehtud. Ja. Ostetud asjad on põhimõtteliselt, enamik ostetud ainult need õlitusotsad. Selle turbol on veel ostmata ja siis igast need voljad, mis tuleb hüdroskändis ühe korraga teha. Aga nüüd eelmises videos, mis me siis välja ikkasime, see lubadus, et kui keegi tahab, siis minge võtke Sportiti äpp lahti. Ma on kirjas seal juba. Ja ma ütlesin, minge võtke Sportiti äpp lahti nüüd Speedesti jaoks ja vaadake võistlejate nimekirja ning Run What You Brung klassi ja vaadake, kelle te leiate sealt. Ma loodan, et Run What You Brung toimub see aasta, et tule igasuguseid vendi nii palju kokku sinna. Canceleid, ja. Sest eelmine aasta ju cancelati ära, aga jah. Ei, siis me peame tegema crowdfundingu ja ikka streeti panema, et saad vähemalt sõita, Aga ma mõtlesingi, et kui ma olen koha peale ja siis regan ennast mingisse klassi, lastakse peale või? Pigem ei lasta, Seal vist ongi see teema, et seal on nii pinges kohad piiratud, et ainult eelregamine, No loodame, et saab. Vaatame, saab, Kui sõita ei saa, siis panen Mersu välja, siis panen vähemalt boksis käima, Ja siin on sumpsiga ka nii päid mõtteid, aga näitame seda siis, kui juba mõtted juba realiseerunud on. Arde? Ma arvan küll, jah. Tahad salatseda või? Ei, ma ei salatse, aga nagu see, kuidas see lõpptulemus on, et siin ütle niimoodi, et kirjeldades ei anna nii hästi seda efekti edasi, mis plaanid on. Okei, Jah. Sain aru.
nüüd on siis paar päeva pärast võistlust, väga märja lõpuga võistlust, et käisime kiiresti Audi üle, panime street režiimi, toorbaar välja, sumps alla, tuli ette ja kõik tundub suht ideaalne olevat. Midagi häda ei ole, noh. Mitte mingit damage'id kuskil ei ole ja pesen ära, lükkan sama koha peal tagasi ja ootab järgmist üritust. No. Esipidurid on kuidagi laiguliseks läinud. No, ma ei tea, võib-olla said veits kuuma, aga üldiselt ma ei tea. No sa pidurdasid ju kogu aeg seal. No jah, põhimõtteliselt terve sõitmine oli üks pidurdamine seal. See sai valmis. Lasin otsad Scarcon Machiningu poistel üle freesida, et ilusti siledaks saaks, ilusti kontakt oleks hea. Enne peale keevitamist olid nad ikka suht nagu kaardus. Siin minust sõda pidigi päris mitu korda laskma, et nurgad ilusti saaks ka. Mõlemad flansid siis ilusti üle freesitud, pinnad siledad. Scarcon Machining tegi nende käest, kel mingi keerulisemaid juppe vaja, siis ma arvan, nemad on siuke õige koht, et siukest mingit lihtsat reimis ja freesimistööd võib-olla. Eks võib ka küsida, aga neil on 5-teljelised pingid ja nad saavad igasuguseid päris keerulisi juppe seal teha. Kelle vaja on, siis võib nendega ühendust võtta. Aga viskan ta külge, panen turbo ka külge ja siis vaatame, kuidas see lahendus jäi seal. Ja siis ma jätkan selle interkuuleri pealmise toetustala või pulga tegemisega siis. Siia ühesõnaga tuleb üks pulk ja siis siia külge kinnitab see ka. See praegu, siia läheb veel kapoti lukk ja kapott võiks nagu kuidagi kinni olla normaalselt. Praegu see esimene osa on suht nagu kõikuv, et kui siit nüüd ära siduda see lõpuks, siis ta peaks hea jäik jääma. Et see võiks olla üks tugev koht, seepärast, et kogu see kapoti lukk on ju täpselt tolle külje koha peal kinni, et kui seal suure hooga sõita, et siis kapott lahti lendaks. Sellepärast võiks ta hea olla. Niimoodi ta siin siis esialgu istuma hakkab. Panin ta väikse nurga alla mootriga suhtes. Et siis kui see on natuke suur ta up-pipe'iks. Aga põhimõtteliselt kui siit up-pipe teha, siis ta tuleb ilusti siit mootori ja selle tulemüüri vahelt. Väga hea. Tegelikult siuke oleks päris cool on ju. Otse kapotist välja. Mis ma nüüd tegema, ma selle peab veel keerama õigesse asendisse. Praegu on õli sisse siit, õli välja siit. Peaks olema nagu pealt sisse, alt välja. See tuleb korda teha. No jätkame Mersulainel siis. Mis toimub? Indeks on paigas, näe. Tegin siia. Ära keevitus väga lähedalt võtta. Ma peaks kursusele minema kuskile keevitama. Aga püsib koos, vaata, see on tähtis. No see on tähtis. Peab mingi värviga peal laskma, et roost ei lähe või? No ikka jah. Ma arvan mingi matt musta peale. Siia sai siis tehtud see, et ta hoiaks seda kapotti kinni, sest kapoti kinnitus on vaata siin samas kohe. Siin originaalis on ka siit mingisugune talajooks. Et siis kui tuul alla läheb, et siis ei lähe kapott lendu. Ja. Inteks ilusti paigas, siia siis tegin lihtsalt külje peale. Panin poltidega kinni. Paistab hea, no? Algus võtsin teen sellest, aga siis mõtlesin, et see jääb kole. Siis tegin ümarast ikkagi. Näeb nagu natuke parem välja minu arust. No ma ütleks, et see küll kuhugi ei lähe, no. Ainult seda ka, jah. See on väga tugev, no. Aga nüüd siis tõmbasin nimekirjast maha ka. Oba! Sul siin vihmaverin, seda ma olen näidanud, et siis hakkab siit turbosse sadama. Sul peab ka mingisuguse selle kummikinda peal tõmbama, jah? Kondoomi ja siis võtta last musta suitsu täista. Nii. Mis siin nimekirjas? IC tala tehtud. Väljalaske kolle sai tehtud, seda näitsin ka. Nii, nüüd ma liikusin tuppa. Kässarit paiga panema. Kui kässar on paigas, siis ma saan ära teha ka piduritorud lõpuks. Täielikult ja saab piduri vedeliku sisse lasta. Siis on see pidurdab pill, jah? Jaa, aga mul ongi vaja tegelikult testida, sest vaata need, ma panin panžot siia ette. Siis saab ära näha, kas need panžod ikka ilusti peavad. Ja kui ei pea, siis saab lasta teha seal hüdros korralikud asjad kohe. Ja. Et ma tahakski täna õhtuks ära mõõta kõiksugused vollad ja kokku panna komplektid, mis mul vaja on. Ühe ropsu karga ja. Ja siis lasta ühe korraga kõik ära teha.
mõistlik on jah. ja siis hakkab juba nagu lubama tegelikult. Siis on vedelikud püsivad sees, siis on juba üks samm olemas, noh. Jah, see sumpsi teema veel on. Tellisin selle flansi ära, mis siia selleks Holseti, mis iganes V-bändi laadne suurusega toode seal on. Sealt vist oli 3 tollise peale või oli 2,5 peale, ma ei mäleta. Ja siis läheb see suur otsa, on ju? No see nii suurt ei pane vist, ma ei tea, see on mingi 4 või? Noh, see ikka peab normaalne olema, normaalne suurusega. Kurat, siin ei ole ruumi, ma arvan, ma panen 3 tegelikult. No. Ma arvan, 3 on okei. See on vist 4 tolline, ma ei tea, see on jube suur. Tundub 101,6, see on 4 tolli vist on ju. Tundub siukene, jah, see on 4 tolli. Tundub siuke paras olevat, noh. Jaa, kui sa vaatad seda, mis siin lõpus on. Ja see Audi sumps ka. No see ongi see sama ju muidugi. Ja see sama, jah. 4 tolli. Siin ei ole ruumi ka, vaata, selle jaoks. Ma arvan, et küll, see on lihtsalt välja mõeldud probleemid, küll selle ruumi leiaks kui vaja on. No vaatame. Siis hakkab kajama ka ju. Väga hea. Võimendab heli võimsamaks. Ma arvan, 3 tollina oleks paras, noh. No, tegelikult ma arvan küll, jah. Ma niisama jaman siin. Võtta, praegu ma hakkasin sellele tegema kinnitust. No, võime näidata ka, kuhu Kässar tuleb siis. Bracketit hakkas tegema, jah? Jah. See on Harri Kässar. Nüüd Harriga koostöös me teeme tema Kässarist, siis kuidas see nimetatakse, reverse. Tagurpidi käiguga ühesõnaga. Muidu ta päriselt on vaata teisipidi, siis sa tõmbad, tõmbad nii, ei oot. Muidu ta niipidi. Pulk on siin ja siis sa tõmbad Kässarit. Ma tahtsin teda armatuuri all ära peita. Ja. Siis ma vaatasin, et tal disain on tegelikult väga hea. Siis ma kirjutasin talle, et kuule, väike idee, siis ta ütles, tule kohale, teeme korda, teeme sinu omast esimese proto, tema Kässarite nii-öelda, et põhimõtteliselt on tal kõik asjad olemas selle jaoks, et seda kasutada iga mõlemat pidi. Väga hea. Et see siis hakkab niipidi käima. Kui keegi seda tuuse Kässarit tahab, siis Harris Weldworks ja Harri teeb teile valmis samasuguse. Tal vist peaks olema paar tükki veel riiulis. Leti kaup ühesõnaga või? Ja põhimõtteliselt jah, ehk siis kui selle saab õigesti ära teha, siis saab kohe näidata, et saab mõlemat varianti. Et kas siis niipidi Kässar või siis niipidi Kässar. Ja. Aga võib näidata seal sees, kus ma ta panna tahan. See on päris pime muidugi. Peaks seal kapoti alla. Ma ei tea, kas sa näed või? Midagi natuke näen, jah. Põhimõtteliselt tulete siia niimoodi. Ja siia tuleb see keskkonsool peale tegelikult. Niimoodi, et teeb keskkonsooli sisse. Oota, ma pean tulema tagant, poid filmi. No võt. Põhimõtteliselt jääte siis siia ilusti. Raadiot panna küll ei saa vist enam. Võib-olla isegi saab. Aga kuradi see. Nii on hea. Põhimõtteliselt siin on see tuhatoos originaalis. Et siis siia tuhatoosi kohale ja siia kõrvale saab ilusti panna off-gear'i display. Et päris hea. Everything works out great, noh. Tundub hea lahendus. Siukene tänavapill ja siis kui tahad ülevaatusel, saad selle konksu ära võtta, sest ja peit ära see on alla. Me ei lähe ülevaatusel jällegi. Ja me ei lähe, jah. Ma vist kaameras polegi rääkinud, et ega viimane kord, kui ma oma pilliga ülevaatusel käisin, siis ega mul oli ka siin tehtud väikene märge sinna. Keegi oli ära märkinud jah, et sul on mingi. Et mul on, peaks kontrollima täpsemalt seda väljalaskesüsteemi, et modifikatsioonide suhtes. Modifikatsioonide suhtes peaks kontrollima nagu. Et keegi oli proovinud minu ülevaatust raskemaks teha, aga näed, ei ole probleemi. No sul on tegelikult on legaalne ju. No ongi legaalne. Meil on ju võistluste ajaks on ainult see külje pealt sumps, nii nagu lubatud on ja ega praegu on ju ka täispikk tänava sumps on all koos kõikide püttide ja kattide ja kõikide asjadega, et ega siit tuleb ainult siit torust tuleb ainult õiget CO-d. Etanooliga tuleb ainult värsket õhku. Põhimõtteliselt küll, jah. Võib nina otse sinna sumpsi panna ja kõik on okei, noh. Jah. Võt, ma teen siia 2,5 bracketid, millega seda konstruitsin kere külge panna siis. Ja siis, kui kõik on paigas, siis ma saan lõpuks need torud ära vedada, saab vedeliku sisse lasta näha, kas lekib ka kuskilt või ei lekki. Ja, kas hakkab pidurdama pild? Kõik ju otsad said uued tehtud, et ilmselt mõnda kohta peab ikka peale pingutama, ma kardan. Ilmselt mõnest kohast ikka lekib, kui kogu süsteem uus on tehtud. Pärast ajan siis siia tõstuki peale ja siis vaatab, noh.
no selge, eks see auto ehitamine, custom build ehitamine ongi suur bracket'i tegemine, nii et igal asjal pead tegema mingi bracket'ina. Kes seda, mis see on? Kronsteini ja? Kuidas, mis see kanal oli? See, kus nad seda Mini Cooperit ehitasid. Seal nad bracket'id tegidki kogu aeg. Kurat, mul ei tule praegu meelde. UK mingid tüübid tegid, panid selle Toyota Celica 4-veolise mootori pluss 4 veo panid Mini Cooperi peale. No vaatame, kui pärast meil tuleb, siis ütleme. Ja. Aga siin on mul ka, et see neid bracket'id ei ole mitte vähe teinud praegu selle Mersule. Ja tolle sama kanaliga on ka see case, et kui keegi ütleb, Mersu on väga kaua tehtud, siis toda Minit tehti minu arust mingi 8 aastat. Midagi niimoodi. Iga aasta tuli mingi paar episoodi. Okei. No me oleme ikka pigem oleme parema tracki peal siis, et Mersu episoode tuleb päris tihti siin. Teeme võistlustest ühe pausi, et teeme natuke ehitust ka nüüd. Siin on tulnud neid võistluse videosi päris palju järjest. Jah, nii on. No aga selge, ehita siis ma ei sega rohkem. Paigas. Kasutasin ära, siis need on tegelikult need Radika Kronsteinid, mis sai lastud teha. Need painutasin ära. Läksid mõlemale poole ilusti. Boltidega kinni. Asukoht on ka väga mõnus rooli kõrval kohe. Siit on suht kehva näha. Ühesõnaga rooli kõrval kohe. Ja siit on hea tõmmata. Teise käega muidugi. Aga ilusti lähedal. Võib-olla päris alguses mõtlesin, panen siia poole üldse. Sealt on nagu kehva. Siia päris kõrvale mõtlesin ka panna. Nagu kuskil siia, aga siis ta oleks jäänud väga rooli kõrvale. Nüüd on täpselt siuke paras. Et siit kangini on nagu paras maa ja käega ei lähe niisama vastu nagu isegi kui ilusti käsi läheb vahele. Siit on samas hea haarata. Võt, et tagurpidine käsipidur siis. Ma panen kohe armaturiga tagasi. Siis on näha, kuidas ta siia peitu jääb põhimõtteliselt. Siit on näha, siis ilusti istub armaturi sees. Ainult kang on põhimõtteliselt väljas. Kuskile konkreetselt vastu ei lähe. Siin all on veel ruumi küll. Minu arust päris lahendus. Mis ma täna rohkem teen? Ma arvan, siin see video lõppeb. Mõõdan ainult need vajalikud voolikud ära, siis mida Hydroskandist vaja hankida on. Ja siis järgmine nädal saab juba hakata igasuguseid torusid külge keerama äkki, kui jõuab järgmine nädal ära käia. Kui jõua, siis ülejärgmine nädal. Saab jälle ühe asja lihtsalt maa tõmmata. Ma ei tea, mina olen väga rahul igal selle asjaga. Sai parem, kui ma arvasin, et saab. Ma arvan, siia ma tahaks panna siis siukse kuradi tifti või midagi, et mis tuleb siia poole välja ja siia poole saab mingi nõela panna või midagi. Juhul, kui ma tänavale peaksin sattuma selle masinaga, siis saaks seal kangi siit ära võtta, et see ilmselt ei meeldi mitte kellelegi. Kui ta siin istub ja ekraan, nagu räägitud, läheb see ilusti kõrval ära. See ongi nagu siuke paras lahendus siia. Võt, siuke lugu Mersuga päris korralikud arengud minu arust ja näeme siis juba ilmselt järgmises videos, sest vahepeal meil ühtegi muud videot planeeritud ei ole, et järgmine ajal jälle Mersuga. Davai, näeme, visake like ja subscribe'ige ka, kes ei ole subscribe'inud ja kommentaarid on alati teretulnud, nii kiitused kui laitused, et kellelgi midagi silma jääb, mis väga valesti on, siis võib ikkagi ära mainida. Ja kui ikka jääb midagi meeldib ka, siis seda võib ka loomulikult kommenteerida. Aga tšau!